Tere, mina olen Kellu ja täna on mul üks maiustus, see on Valio Delish biskviitkook, palmiõlivaba, siukene. Ja kui sa poes seda märganud ei ole, siis kindlasti sa oled näinud siukseid Kinderi igasuguseid maiustusi. Võt see on nüüd midagi sarnast sellele. Ja kohe vaatame, kuidas see maitseb, mis sellest arvata ja kas tasub osta või mitte ja paneme hinde ka. Lõhnab kommiselt. Ausõna siukselt nagu natuke nagu mingi mesikäpa komm, kus on see vahvel sees, siis šokolaadi peal. Siukene näeb ta välja. Ja ta esmapilgul ta ei tundu nagu midagi erilist, nagu tõesti nagu mingi šokolaad või selline, ma ei tea, linnupiima komm. Võt, natuke midagi tuletab siukest meelde. Pehme siukene, ma ei tea, kreem ollus on siin sees ja kohe vaatame. Täiesti nagu mingi, ma ei tea, vahukomm või mitte vahukomm, aga siuke pehme. Nagu mingi materjal pandud siia sisse ja siis sulab suust nii ilusti ära. Ja siis niukene tüüpiline, ma nimetaks seda välismaa piimašokolaadiks, siuke hästi magus piimašokolaad on siin ümber. Ma arvan, et lastele see täiega meeldiks. Mina ilmselt saaks hästi kiirelt sellest magus üledoosi. Siukse. Aga no, nagu üsna täiesti tavaline komm, nagu magus komm selline. Okei, et mina miski pärast arvasin, et biskviitkook, et kui ta on, siis ta on nagu natuke nagu kus rull biskviit, et mingisugune saia moodi asi on seal ka ja siis siuke kreem on seal vahel, aga siin on nagu midagi nagu mingi väike osa, siin oleks seda saia ja siis suur osa on seda kreemi siin, et noh, siukene. Okei, nii, aga muidu hästi tüüpilise välismaise šokolaadi kommi maitsega. Siukene värk. Aga me peaksime vaatama, mis siin sees on. Nõnda, siin on hästi palju suhkrut igasugust. Siis lõhna maitseained on ju, piima, taimne rasv, õnneks mitte palmiõli, eks ju. Kakaopulber, jälle lõhna maitseained, siuksed asjad. No võib sisaldada pähkleid. Ja nüüd, kui me siia allapoole vaatame, siis ta on hästi kaloririkas 100 grammi kohta. Siis rasva on 26,3% on ju. 30 hakkab lähenema. Siis küllastunud rasvhappeid on suht palju. Süsivesikuid peaaegu 50 grammi ja peaaegu 40 sellest on suhkrut. Nii et põhimõtteliselt sa nagu sööd magusat. Ja siis natukene valku ka. Et siukene. Aga ei ole nagu selles mõttes hullu. Kui sa tahad midagi väiksemat, siis ma vaatasin, et touchscreen, touchu. Nii tuleb, mis mõttes tuleb. Siis Barnil on natuke väiksem kalorisisaldus. Kõik asju on natukene vähem. Ja muidugi, ma ei tea, Selver ka vahel ei pane nagu kõiki infot üles, aga see tundub nagu siukene okei. Ja hinna poolest need on nagu, kõik on ju sarnased, nagu kohukaste puhulgi. Ja siis ma vaatasin, sattusin mingi mesikäpa kommi peale, siin on midagi eed jälle sees, aga nagu idee asjal on nagu suhteliselt sama, et kõik need magusad asjad võivad olla suhteliselt kaloririkkad ja sellised, mis tervisele nagu eriti väga head ei ole, eks ju. Nii, aga lähme siis selle tegelase juurde siia tagasi. Ja kuigi tal ei ole nagu vastikuid e-aineid ja palmiõli ja mingeid asju, siis mina esialgu mõtleks, et siukeste asjadega tasub olla ettevaatlik ja lastele ja endale mitte neid väga palju sisse sööta. Nii, aga paneme sellele siis hinde ka. Minu hindeskaala on siis 5 punkti ja 10 palli süsteemis.
ja esimene on tootekategooria ja tervislikkus. Ja kui ma nüüd vaatan seda koostist, siis ma kiidaks tootjaid, et nad ei ole midagi jubedat siia sisse pannud. Aga kui ma vaatan, kui kaloririkast on, ja põhimõtteliselt on kakao, rasv ja suhkur on ju, siis ma ei ole sellega üldse rahul ja ma paneksin sellele 3. Nii, ja teine punkt, asja tervislikkus, ma paneks samamoodi 3, sellepärast, et ta on lihtsalt üks maiustus ja tervisega pole siin eriti väga midagi pistmist. Nüüd 3. on hind. Hind on sellel asjal selles mõttes nagu okei, et nad on suht koukestega ühel tasemel, siis siin vist kommipakk on ju, aga muidu nagu küll need muud parnid ja asjad on suht ühe hinnaga. Need paneme hindeks, paneme 6 ja siis maitse. No ma oleks oodanud midagi teistsugust, natuke paremat, sest välismaine selline kommi maitse, see tähendab minu jaoks seda, et see šokolaad on suht plastik, selline hästi magus. Sisu on ka hästi magus ja rõhutakse just sellele, et sa saad sükse magusa elamuse sealt. Et paneme maitseks, paneme ka 3 ja siis lõpuks väärtus sellel asjal. No ma paneks ka 3, kuigi tal ei ole nagu vastikuid jubedaid aineid siin sees, siis ta on ikkagi komm. Sa võib-olla saad oma maguseisu täis ja kui sa oled tõeline maiusmaks, ma arvan, et sa võid nautida seda, aga mina jätan siia selle 3. $3,6 sai see asjake siis tulemuseks ja seda just sellepärast, et siin ei ole olulisi aineid organismile, et see on pigem sinu magusa vajaduse täitmiseks. Muidu kena, nagu maitseb enam-vähem okeilt, natuke liiga magus minu jaoks, aga niimoodi pidevalt süüa, ma arvan, ei ole hea ja mulle ei meeldi ka nagu see lapsi tõmbav see pakend siin, et nojah, kellele sa teed neid, ikka lastele ja mõjesmokkadele, eks ju, aga no kindlasti see on parem kui süüa palmiõliga suguseid muid asju on ju, et selles mõttes nad tublid, aga mina seda väga palju, väga tihti ei sööks. Aga uued panevad huvitavad maitsed õige pea, nii et kohtume varsti uute maitsetega. Tšau!